Mina kostitan oma sõpru alati kodutunde toodetega. See loob tõelise kodutunde. Kus on nüüd sinu peatuspaik armas? On sul kindlus, kus toetada pead? Oled loobuma olnud kord varmas, üles leidma sa väärtused pead. Tere tulemast vaatama meie väga erilist aastalõpu saadet. Nagu juba traditsiooniks on saanud, oleme sellelgi aastal kogunenud siia Tallinnasse Happy Fly batuudikeskusesse. Oleme siia kutsunud kõik meie selle aasta pered, kõik, kes meie saates on sel aastal osalenud. Väga suur rõõm on neid kõiki näha ja kindlasti kohtute teie tänase saate jooksul ka väga mitme perega ja saate teada, kuidas neil on läinud. Meie tänane saade on eriline ja meeles tuleb pidada kahte väga olulist asja. Esimene on see, et tänane saade on oluliselt pikem kui tavaline kodutunne, ehk et palun ära pane tunni aja pärast televiisorit kinni. Ja teine tähtis asi on, et täna on meil heategevussaade. Avatud on 3 annetusnumbrit, kuhu helistades saad sa kaasa aidata sellele, et meie saade ei kao, vaid et me saame kodutunnet viia ka järgmisel 2018. aastal. Oi, tere Teet! Tere! Räägi, kas sa oled vahepeal mõne uue laulu ka teinud? Praegu ei ole. Ei ole, jah? Jah. Aga nüüd on ju jõulud kohe tulevad, äkki teed mõne uue jõululaulu? Ma võiks küll teha. Võiks on ju? Jah. Sest see Minionide laul, see sinu Minionide laul, see oli meie kõigi väga suur lemmik. Minionid töötavad ja töötavad, et saaks moosida retist. Minionid töötavad ja töötavad üle terve maailma. Ma just mõtlesin veel laulule. Nii, just praegu tuli laul. Nii tore on see, et tulid meie juurde, armas jõulumees. Nii tore on see, me väikesed küll oleme, kuid sulle tantsime. Just praegu mõtlesin. Mina arvan, äkki see on lasteaia laul sul koole. Jah, on. Teet tegi meiega natuke trikki vist. Järva Madisel Triinu ja tema 4 pojakodus ehitasime tänavu kevadel valmis katusealused lastetoad. Ühe neist sai endale vanim vend Tristan. Tema on üks kange sell, kes sai võitu leukeemiast ja tuli oma pere juurde tagasi pärast terve kuu koomas olemist. Jasper on ATH eripäraga tulesäde ja Teet ning Ats lihtsalt hästi loomingulised tüübid. Mis elu Järva Madisel elatakse siis praegu ka? No ikka remondi meeleolus. Meil on nüüd Jasperi toa remont on käsil niimoodi tasapisi, et sein sai maha võetud ja uus sein pandud ja uks pandud ja nüüd tuleb siseviimistus juurde. Äkki ühesõnaga emme möllab, jah? Mitte emme üksi muidugi. Eks ma tellin abilisi. Meie hüpi. Tornado saabus. Tšau Jasper. Tere. Mis möllad? Midagi. Batuudid vaatasid läbi kõik või? Jah. Pane minema. Luba anti. Kuule, aga ilusat pidu teile, olge siis tublid. Kodutunde saade on tegutsenud juba 7 aastat. Meie tänane saade kannab muide järjekorra numbrit 195. Kui siit mõned jõulupeod ja taas külas käimise saated maha arvata, siis ütleb lihtne matemaatika, et selle saate abiga on oma kodu soojemaks ja mugavamaks saanud umbes 180 Eestimaa peret. See on päris suur number. Hea on teada, et nii vaatajad, koostööpartnerid kui üldse Eesti inimesed on meid nii palju armastanud ja usaldanud. Kas te teate, mis saade on Kodutunne? Jah, ikka. Mis nad seal teevad?
hoolitsevad, eks ole, perekondade eest, et kus on vähe võimalusi finantsiliselt. Igasuguseid ehitustöid teevad, mis on vajalikud siis vist esmajärje korras. Heategevussaade, kus aidatakse abivajajaid peresid. Abistavad inimesi, kes on viletsal järjel, mis seal muud. Mõned on päris kurvad lood. Aidatakse abivajavaid inimesi. No raskustes olevate inimeste eluolu aitamine, ütleksin ma. No tean küll, aidatakse neid abitud ja vaeseid ja viletsaid. Kodutunne on selline saade, kus aidatakse neid peresid, kellel on elus hästi kehvasti läinud. Et saade tuleb appi. Aitavad hätta jäänud peresi. Tõsi? Meil on täna päris eriline saade. Avatud on 3 annetustelefoni numbrit, millele helistades saad ühe telefonikõnega annetada kas 5, 10 või 25 eurot. Neid annetusi on väga vaja selleks, et meie saaks ka tuleval aastal ringi sõita ja teha seda tööd, mille pärast meid Eestimaal armastatakse ja oodatakse. Just praegu näiteks ootab meid Mustvees Liia pere. Mustvees elav üksikema Liia kirjutas Kodutundele oma perest ise. Üks tema lastest on erivajadustega ja perekonna kodukene on sõna otseses mõttes masendavas seisukorras. Isegi küttekolded on puudu. Piirkond, kus Liia elab, ei kuulu Eesti mõistes paraku rikaste hulka. Seega kogukond küll tahaks aidata, aga lihtsalt ei jaksa. Mina olen Liia. Sina oled Liia või? See on nii paljude laste emaks, näed sa küll väga noor välja, kuule. Siin elate siis? Nii. Siin ei ole sulle elektrit? Siin on see, mis need siin ukse peal ütlevad või? Jaa. See on siis, tualett on selline teil. See on kuiv kemps või? Jaa, ma võin lahti ka teha, seal on kõik, kuhu istuda tuleb, seal on kõik ära külmunud ja niimoodi. See on kõige koledam koht, mida nüüd, et ta on. See oli kunagi köök, aga see on nii kõlbmatud. Jah, siin ka on. Siin oli pliita niimoodi kohe vastu seina tehtud, et siis see oli nagu tuleohtlik ja ta hakkas suitsu ajama ja siis ma lammutasin ta maha ja tuli nii välja siin. Aga te siin ju ei saa olla? No te ei saagi ja sellepärast olemegi nagu talvel kindlasti ei saa, siis magame nagu kõik ühes väikses toas seal. Endiselt oleme muideks pimedas, tulesid ei ole, valgust ei ole. Oi, tere! Siin on niimoodi nüüd enam-vähem. Здравствуйте! А что вы делаете? Да ничего. Греетесь? Да. А так и греетесь каждый вечер здесь? Да. Ну, здесь холодно бывает, и еще мама топит печку всегда. Тогда сидите тут у печки так? Да. Liia, kuule, aga päriselt. Suuremad poisikesed magavad siin, aga siin on, no muidugi öösel läheb külmaks. See ongi sinu köök või? Jah. See on kõik, mis on köök või? Jah. Momendil. Ja siin on ka seal nendes vannides me nagu peseme siin ja siin ma nüüd ostin selle pesumasina ja peseme. Kus te pesete? Siin. Aga siin on külm, kuidas te siin pesete? Vot ongi siis nii palju kui kööb, ma ruttu seal pesen lapsed ära selle ahjukese juures. Aga kus vesi tuleb? Mida kusagilt me toome sinna tünnidesse, mis seal seisavad, me toome sealt hoovist on kaev. Räägime nüüd, mitu last sul elab sellises kohas? 6. 6 lapsega elate niimoodi, pesete seal selle väikse ahju ees? Jah, praegust jah. Ja teete süüa niimoodi? Jah. Sa oled siin elanud kui kaua? 98, 16 aastat. Nendes ruumides siin? Need on küll linna omad, aga linn neid ehitada ei võta? Ei ole. Vahendeid. Sa oled proovinud saada KredExist toetust, kuna sul on palju lapsi? Ma ei ole proovinud, mul lubas sotsiaaltöötaja teha, aga jäin ilma. See, mis tegi neid aknad korda mööda niimoodi, nii siis kui sain 1 aasta 1 aken ja tein see, mis ma siin jõudsin ise omast jõust. Tere, zdrasti. По-русски или по-эстонски? По-русски, zdrasti. Kes siin siis magavad?
meie kõik võib öelda, ülejäänud peale suurte poiste. Väike David, siis seal need lapsed Alex ja Liliana ja mina. Ja kui suurem tüdruk tuleb koju, siis ta ka meiega siin. Tema õpib kutsehariduskeskuses. Siis te magab siin veel teie kasvus, et te olete siin viiekes? Jah, püüame olla nagu. Aga kus on näiteks teie pere riided? Kas see on ainukene kapp, mida ma näen? Siin kapis. Kõik? Jah. Ну как жизнь? Нормально? Слушай, это нормально? Вы как-то тут помещаетесь все? Да. Сколько тебе лет? 13. А когда у друзей в гости ходишь, как там другие ребята живут? Тоже вот так много людей и так мало места? У меня нет друзей, у кого много детей. Только у тебя так много братьев и сестер, да? Да. No mis on kõige suurem probleem? Mis sa, Liia, ütled? Ma tahaksin selles suures toas lastele teha suure toa ja ikka see pesemisvõimalus, sellepärast et seal kausis on lihtsalt võimatu. Sinu suuremate laste isa on surnud? Ja. Juba ammu, palju aastaid tagasi vist? Ja, päris palju. Ja siis nende väikestega oli siis nii, et Alex on seal toas, selle isaga elasime, no nagu alati need peksmised ja lapsed olid veel teised väiksed. See isegi kogeles, kogu aeg oli ehmatatud ja ta peksis ka lapsi ja pärast ikka saime kuidagi temast lahti. Põhimõtteliselt olengi terve elu üksi olnud niimoodi. Ei ise kuidagi hakkama saanud andmed. Nüüd on seltsimal. Minu amet viib mind erinevatesse mängupaikadesse ja võtteplatsidele üle terve Eesti. Nii linnadesse kui ka väiksematesse kohtadesse. Mulle endale on väga hingelähedane üks Lõuna-Eesti väike linnake, Otepää. Ma tean, kuidas inimesed seal elavad, teavad, mida naaber teeb, mis on ühest küljest väga hea, aga teisalt võib-olla mitte nii väga. Eesti on nii väike, et me oleme siin justkui üks suur pere. Prooviks õige kummutada müüti eestlaste kadedusest. Me ju tahame teineteist aidata. Kodutunne aitab abivajajaid. Aita sina kodutunnet. Sest mine tea, millal sa ise abi vajad. Mina kostitan oma sõpru alati kodutunde toodetega ja loon tõelise kodutunde. Nüüd me pere kõik üheskoos suur, õde on väiksega mänguhoos, mured lennanud sinna, kus talvine tuul, sel õhtul me silmad on vaid jõulupuu. Kahjuks ei saa me kõik teha suuri tegusid, aga me saame teha väikeseid tegusid suure armastusega. Eestis on väga palju selliseid perekondi, kus isa ja ema peavad jõuluõhtul muretsema sellepärast, et neil ei ole võimalik oma lastele sooja kodu pakkuda. Sina saad aidata. Väike annetus kodutunde saatele tähendab seda, et nende tublid ehitajad võivad minna ja mõne pere suure mure ära lahendada. Aitame koos. Üks hetk, üks silmapilt korraga, üks mõttelas teised veel oodata, kuis parem ja selgem kõik jõuluööl näib, kui läbi me südame võlujõud käib. Kodutunde jõulu
laulupidu ikka kestab ja mina leidsin siit peomöllust üles Haapsalu Pipi. Tere kõigile! Ikka pea on ikka endiselt punane. Jätkuvalt punane, miskit ei muutu. Krutskid on ka endiselt sees. Jaa, ikka natuke on. Küllikese pere elab Haapsalus. Punapäine rõõmsameelne naine on 5 lapse ema. 2 vanimat on juba täiskasvanud. Palju aastaid töötas Küllike politsei- ja piirivalveametis, sai seal nii korrarikkujatega maadelda kui ka oma kalleid kolleege uppununa merest välja tuua, kuni enam ei jaksanud. Kodutunne käis Küllikese perele vanasse kortermajja korralikku kööki ja pesuruumi ehitamas. Just sel ajal oli pere ainsast rahateenijast saanud taas kooliõpilane. No kuidas teil läheb? Vahest on raske moment, vahest kergem ja aga siis ütle niimoodi, et tuleb kallistab enne. Ja see on nii lahe, see annab nii palju jõudu juurde. See on mega. Siis sa tunned, sa oled maailma õnnelikum naine. Ja me oleme hästi rahul. Mõnus kodutunne on olemas ikkagi, ei saa mitte midagi halba öelda. Et see on suur elumuutus meil kõikis asjas, täielikult uus elumuutus on. Pärast meie saadet? Jaa, on küll. Ütleme sellist asja, sina on natuke, ma ütleks, keskmisest jutukam Eesti inimene. No natukene võib-olla jah. Paljud nagu kardavad seda momenti, et kuidas nüüd minna ja istuda sinna kaamera ette ja hakata nüüd oma elust pajatama. Aga loomulikult ega oma asju rääkida võõrastes, ega ta ei ole kerge. Ükskõik isegi selle jutukamal inimesel ei ole kerge, aga kui sinnamaale välja, kui sa isegi tunned, et sa võiksid läbi oma kogemuste aidata ka teisi inimesi, eriti ka teisi naisi, siis tunned, et sul on midagi kellegile anda ja öelda, et äkki keegi sai sellest minu välja öeldud asjadest, äkki sai mõne julguse jupi juurde. Et see nagu tunned, et sul on vaja see välja öelda. Üldiselt, kas Eesti inimene on sinu meelest pigem ongi siis selline kade ja kibestunud või tegelikult on pigem ikkagi lahke ja hea? No isegi pärast saadet oli niimoodi, et minu juurde tulid päris võõrad inimesed. Kallistasid, tulid muga rääkima. Tere, et me olemegi kõige suuremad sõbrad nüüd, aga samas ma võib-olla pärast saadet nägingi neid esimest korda. Mina olen Küllikesega nõus, mina arvan ka, et Eestis on häid inimesi väga palju rohkem kui neid kadedaid. Ja tänu headele inimestele ongi see Kodutunde saade juba 7 aastat oma tänuväärset tööd teinud. Üks üsna esimesi peresid, kus Kodutunne külas käis juba siis, kui saatejuht oli Kirsti Timmer, oli Aasumetsade pere. Tere tulemast. No tere. Nii tore näha jälle teid. Tere, Orvikene. Telekaekraanilt ma ikka näen teid pidevalt. Vaatad ikka vahel, jah? Vaatan ikka. Kui samal päeval ei näe, siis vaatan kordust. Aha. Kuule, nii vaikne on teil. Mul ei ole kedagi rohkem. Peale minu ja Agne tuli koolist, rohkem ei ole kedagi. Aga palju muidu praegu veel kodus on? No 3 tükki on, kes käivad veel kodust. Rohkem pole. Kõik on juba läinud. Iga üks oma elu peale laiali. Vana sina siis olid, kui see Kodutunne siin möllas ja ehitas? 7 vist. Aga mäletad ka midagi või? Natukene ikka. No mis sa mäletad? Et suht suur möll käis siin igal pool. Väga hea tunne, et on olemas häid inimesi, kes teevad. Need ehitajad, kes siin Orvi juures ehitasid, nemad on juba edasi liikunud, aga palju tervitusi neile ja aitäh, on ju? Jah. Aasumetsade pere on ainukene, kelle juures Kodutunne on ehitanud lausa 2 korda. Kõigepealt tehti valmis lastetoad ning lahkuti lootusega, et ühel kenal päeval õnnestub lisada ka pesuruum. 3 aastat hiljem, 2014. saigi Orvi ammune unistus kraanist jooksvast veest ja majas asuvast WC-st lõpuks teoks. Ma olen üliõnnelik selle üle, et see mul on. Mul on nii hea meel ausalt. Mina küpsetasin täna hommikul värsket leiba. Nii, nüüd on see, mida ma olen kuulnud, et seda pärast räägiti aastaid, et Orvi juures sai nii hästi süüa. Olen kuulnud, legendid käivad siiamaani. Kuidas tundub?
kas oskan leiba teha või on see algaja õnn? Ei, sa oskad küll leiba teha. Ja tead, selle puuviljaleivaga ongi see, et selline jõulutunne tuleb peale. Mäletad sa ka, et siis, kui see kodutunne sulle helistas, ütlesid, et nad tahavad sind vaatama tulla ja mis sa mõtlesid siis? Esimese hooga ma just ei osanudki mitte midagi mõelda. Aga siis tuli niisugune ärevus hinge ja siis mul oli nii hea meel, et meid just välja valiti ja siis ma hakkasin kõigile seda rõõmusõnumit muidugi edastama. Mis sa siis üldse teadsid sellest saatest tookord? Reklaami olin näinud, et siuke saade tuleb. Ja siis ma nagu lastele poole sõnaga nagu mainisin, et äkki võiks nagu kirjutada sinna, et mis teie arvate sellest. Ja siis ühekorra Koit tuli suure sõnumiga, et mina kirjutasin. Koit, kes kord kodutundele kirja saatis, pürib praegu geenitehnoloogia vallas doktorikraadi suunas. Ka kõik teised Orvi lastest on tublid tööinimesed, kes oma ema üliväga hoiavad. Keegi neist pole alkoholiküüsi või niisama virelema langenud. See on seda valusat lugu arvestades, mis nende perel saates rääkida oli, lausa imeline. Orvi lapsed sündisid vägivaldsest ja äärmuslikult armukadedast suhtest. Ta ei saanud rasedana arsti juurdegi. Kuid tal jätkus südikust end sellest elust välja võidelda. Pärast seda oma lugu sealt telesaatest vaadata mingit kahetsust ei tekkinud, et pidin ma seda või? Ei, absoluutselt. Kuidagi kergem hakkas, et ma sain selle hinge pealt ära. Et nagu teistele ka natukese nagu eeskujuks olla või niimoodi, et teised ka nagu ei peaks lihtsalt nagu mingi lörri läinud suhte pärast lihtsalt laste pärast kannatama või lapsed selle all kannatama, kõige hullem veel. Tallinnas Mustamäel elav Kaja osales meie saates 3 aastat tagasi. Ta oli usin kodutunde vaataja ja kord kommenteeris internetis ühte meie saadetest. Kommentaaris kirjutas ta lühidalt sellest, kuidas aastate eest liiklusõnnetuses ratastooli jäi, nüüd tütart kasvatab ja töölgi käib. Kui saatejuht Anneli seepeale küsis, kas kodutunne ehk Kaja kuidagi aidata ei saaks, sööndas ta rääkida oma suurest unistusest, invaliftist. Algul öeldi ka, et ega ei saa. Et siia majja ei tohi võib-olla midagi teha, ehitada auku teha ja see on fassaad teistmoodi ja natuke aega läks mööda, siis Anneli helistub, et ikka saame. Juhtus ime? Täielik ime. Enne olin ju täitsa mang. Ja kui keegi järgi ei tulnud, siis aga kuskil ei pääse? Ei saanudki kuskile, jah. Kaua sa niimoodi elasid? 9 aastat treppidest ja siis ma käisin iga päev tööl täiskoormusega. Mis teil täna veel meeles on nendest päevadest, kui see kodutunne siin müdistas teie juures? Kohutav tolm. Aga seda oli rõõm ainult koristada. Ja siin oli must kile ees ja külm oli. No aga mis teil uudist? Me tegime remondi suvel. Tallinna pilootprojektiga saime toetuse. Sain duširuumi korda. Või kui tore. Ja 5 liikumispuudega said. Ja siis üks oli mina nende hulgas. Suur asi. Pesemine, liikumine, mis meil põhiline ongi. Et ega mul ei olegi midagi praegu unistada. Põhiline, et töö oleks, tervis oleks. Muud ma ei tahagi. Ma ei uskunud, et ma saan ka oma selle lifti raha kokku ja hästi-hästi suur tänu ikka veel ja veel ma kogu aeg mõtlen selle peale, et ilma nendeta ma poleks saanud seda ja ka teised pered ei saa. Kaja elu on kodutunne juba muutnud. Tema ei ole enam oma koduvang. Kuid just täna ootab meid enda juurde külla Marek. Mareki elus juhtus umbes samasugune õnnetus nagu Kajalgi aastaid tagasi. Ka tema sattus liiklusõnnetusse ja ka tema on täna ratastoolis. Tere, mina olen Signe, kes sina oled? Ma olen Marvis. Ja sina oled ka üks vend. Margo. Sina oled Margo. Ja ema jäi ka niimoodi, tead täiesti nagu märkamatult teiste selja taha jäi. No tere. Tere. No kuidas elate?
Elame. Väga hea. Mis teil juhtus? Miks meie täna siin oleme? 11. aprill oli liiklusõnnetus, kus Marek oli kõige suurem kannataja ja on siiamaani taastub sellest. Marek on sinu keskmine poeg. Kui vana ta on täna? 23. Ta on Haapsalus seal selles rehabilitatsiooni haiglas praegu ja mis seisus ta on praegu? Praegu on niimoodi, et tal oli vahepeal uus opp ja nüüd hetkel jalgadel ei saa toetuda veel. Täna oli röntgen, vastuseid ma ei tea. Nii et kokkuvõtvaks tuleb sinu poeg koju tagasi ratastoolis? Hetkel küll. Hetkel küll. Marekit iseloomustavad tema kodukogukonna noored kui päikesepoissi. Marek on alati olnud inimene, kes inspireerib teisi enda ümber. Kui temaga juhtus õnnetus, küsisid kõik, kes teda tunnevad, miks just tema. Kodukandi rahvas leidis ühiselt võimalused, et toetada nende viimaste kuude jooksul Mareki vanemate sõitmist poja juurde haiglasse. Ja kõik usuvad, et küll see noor ja vahva mees veel tõuseb sealt toolist ja teeb teoks kõik oma unistused. Kodutunne soovib Mareki tervenemisele kaasa aidata, ehitades talle sooja ja mugava pesuruumi. Aga ta läheb kogu aeg paremaks, jah? Jaa, tal läks paremaks, aga kuna tal oli see tagasilöök, et tal oli üks fikseerimispolt murdus ja vahelihase rebent oli, siis oli tal uued opid ja see nagu nullis enneva töö. Aga enne seda läks nagu päris sujuvalt edasi. Aga kõige tähtsam asi on, mis meeleolus ta ise on seal? Ütleme, et tuju on nüüd paremaks läinud jälle. Ta oli sul üldse väga kõva poiss. Siin sõbrannad kirjutasid mulle sellise kilomeetri pikkuse kirja tema kohta. Mis ta kõik on teinud, vaatamata oma noorusele? Vabatahtlik olnud kõik võimalikes kohtades ja... Oli noorsootöötaja siin vahepeal. Nii. Siis ta reis Makedoonias oli vabatahtlik. Nii et see noorsootöö on olnud temal nagu selline asi, mis ta kogu aeg on teinud? Põhimõtteliselt, jah. Tegutsemis täis noor mees ja siis juhtus siuke lops. Kusjuures kui palju ta ringi käis, et hirm oli ju igalt poolt mujalt mingi info saada, eks ole, et siin ja kodus ja Eestis. Aga mis see kõige suurem mure nüüd on, et ta tuleb koju, ta on vähemalt esialgu, ta on ratastoolis. Meil pole vett sees ja et see pesemisvõimalus on, mis on temale eelmine kord jäi nagu kõige suuremaks mureks. Aga muidu tubades ja seal te saaksite nagu hakkama, see pesemisvõimalus on kõige suurem mure, jah? Kõige suurem probleem praegu. Tänu kõikidele, kes on juba annetanud. Meie pidu siin Äpi Flybad Uudikeskuses läheb mõnusalt edasi ja leidsin üles Inge ja Kadi Koigist Marteni pere. Selle aasta esimese lume võtsime meie vastu Koigis koos Marteni perega. Pereema Inge rääkis meie saates avameelselt, kuidas on kasvatada aktiivsuse tähelepanu häirega last, keda ei julge peaaegu hetkekski üksi jätta, sest iial ei tea, mis mõtted talle pähe tulevad. Ehkki Marten sündis enne õiget aega imetillukesena, on temast täna energiat ja sooja südant kohe mitme eest. Millised vastukajad teie kodukandis see teie saade sai? Ma ütleks, et mina olin üllatunud, et hästi positiivne suhtumine oli, et üks inimene astus mulle ligi, küll tuttav inimene ja kallistas, ütles, et nii head mulle appi tuldi. Ja siis järgmine päev koolis oli ka Martenil hästi selline, Marten oli nagu kooli popi poiss olnud, et Karine ütles, et teda kallistati hästi palju, et kõik tahtsid kalli teha ja siis kõik ütlesid, et aga me oleme ju sinu sõbrad. Selle peale, et Marten ütles saates, et tal ei ole sõpru. Ja siis peale saadet võttis ühendust üks tütarlaps minu õega ja ütles, et nemad olid ka vaadanud oma väikevennaga saadet ja väikevend oli hästi nukraks jäänud, et just selle koha peal, kus Marten ütles, et tal ei ole ühtegi sõpra. Tema tahaks väga Marteni sõber olla. Mõtle, kui tore. Mõtle, kuidas me lähme ehitama ja eesmärk on see, et pärast oleks tuba soojem või ei oleks hallitus, nagu teie juures sai tehtud, aga seda me ei oska vaata nagu kunagi loota, et üks laps saab sõpru ja see on küll ülivahva. Jah, see on jah, et
et selline hästi positiivne suhtumine on olnud. Millised pered Eestis kodutunde abi vajavad? Mis sina arvad? Sina oled nüüd ise seal saates käinud ja kuidas sa arvad? Mingil hetkel vajame me kõik abi, et oleneb siis millist abi. Et ka mul on väga raskeid aegu olnud, et kus on tõesti kellegi õlga vaja, kus nagu mõtta või lihtsalt endast välja rääkida. Abi võib olla mitmesugune. Just, mitmesugused. Lihtsalt, et kui keegi kuulab su lihtsalt ära, et juba sellest on väga palju abi. Inge arvas niimoodi. Mina käisin ja küsisin veel teistegi toredate Eesti inimeste käest, kes nende meelest on meie riigis see, kes abi vajab, olgu siis riigi abi või meie kodutunde abi. Neid peresid, kus on puudega inimene ja kuna toetused on hästi väikesed ja puudega lapse kõrvalt ei saa vanem tööle, siis need pered vääriksid küll kohe kindlasti aitamist. No kindlasti sellised, et kus on palju lapsi ja kus puuduvad vajalikud majanduslikud tingimused ja kes tõesti hoolivad oma laste tuleviku eest. Suureliikmelised pered, paljulapselised, mis iganes õnnetuse tagajärjel kodust kas ilma jäänud või kodu kannatada saanud pered. Minu arvates vajavad need, kellel seda on päriselt vaja, et kas näiteks peres on laps ja seda last ei armastada nii palju, et siis võiks mingit abi anda. Seda on väga raske öelda. Vajavad paljulapselised, vajavad võib-olla, kellel on isa kaotatud sõjas või kuskil, see on väga erinev. Ma arvan, need pered, kes on jäänud raskustesse näiteks töö leidmisega ja on raskusi iseenda kodu ilusaks teha ja hubaseks. Ja kindlasti ka need pered, kes on võib-olla, ma ei tea, võib-olla kellel on puuetega lapsed kodus ja neil on üksinda raske hakkama saada. Seepärast, et teadagi, et nende vanematel ei ole võimalik tööl käia ja äkki siis aidata neid. Need on nii palju, et oskagi öelda. Näiteks need, kellel väga palju raha ei ole, et lastele riideid osta. Tere! Oi! Tere, Sanna, sa oled palju pikemaks kasvanud vahepeal. Oh, kui ilus teil on. Natuke. Kõik on plaati löödud igale poole, seinad, lagi. Täitsa uus kõik. Teie tuba on ikka alles või? Tuidutud seal ka või? On hea, on siis ealaste tuba, see tüdrukute tuba seal praegu või? Aga kus see uhke nukumaja jäi? Nukumaja on mängutoas. Mängud? Mängutuba on meil eraldi tekkinud. Jah, see meil oli plaanis panna mingisugune lastepärane tapeet ja midagi ilusaks teha. Jaa, väga tore. Mis tapeedi peal, mis pildid võiksid olla? Printsessid, no loomulikult. Meriti ja Tõnise pere elab Tsoorus. Nende mure oli see, et kortermajas, kus enamik elamisi juba tühjaks jäänud, pole kütet. Meie paigaldasime nende koju õhksoojuspumba, tegime ilusaks lastetoa ja pesuruumi, aga televaatajatele läks nende saade hinge hoopis sellega, kuidas lihtne Eesti mees Tõnis rääkis armastusest ja oma kalli Meriti ülesleidmisest. Ma ei ole kunagi olnud mingi super prints valgel hobusel, aga ma hoian oma naist, ma märkan teda enda kõrval. Meritil oli tolleks hetkeks juba 2 tütart ning ta oli üle elanud šoki oma laste isa enesetapust. Võib-olla olin ka natuke minesöödi, et kui lapsed tulid, ma rohkem leidsin nende jaoks aega kui abikaasa jaoks. Väga paljud inimesed nii kiitsid Tõnist sind, et vaata, kus ikka Eesti mees on romantilise hingega. No aga nii peabki. Ta lihtsalt on nii. Elada saab ainult üks kord ja siis selles elus tuleb vähemalt üritada õieti käituda ja üritada endast parim anda. Sul ei tulnud pisar silma, kui sa kuulasid, kuidas Tõnis rääkis seda kõike, seda teie lugu? Ei, tegelikult tuli küll. Uutele kogemustele tuleb alati vastu minna, et nende kogemuste varalt ise õppida vaimselt, hingeliselt kui füüsiliselt. Mis sina õppisid sellest meie vallutusretkest siia teie koju?
no mis oli põhiline, ma õppisin ütlema, et ma sain natuke ikka targemaks selle ehituskunsti suhtes. See oli nagu suur asi minu jaoks. Sest ma ei ole suurt ehitusmees, no mina ei tea, mis asi kips on või küprok on või mina ei tea neid asju. Teie käite, ütleme, et ainult ühe korra ja see on meile kõigile üks kord elus. Sündmused on asjad, mis korduvad, aga sündmused ja asjad, mis ei kordu. Et neid tasuks alati oodata ja alati rõõmuga vastu võtta. Ma olen täiesti kindel, et sa ütled jälle midagi väga ilusat ütlesidki. Eesti rahvas on osavõtlik, aga me ei peaks mitte nii tagasihoidlikud olema. Me peaksime rohkem märkama teineteist enda kõrval. Et see on põhiline asi. Siis me saaksime teineteist aidata, näha, märgata. Ja siis on seda ka kokkuhoidvust. Siin me kokku saime, siin me kokku saime, siin me kokku saime, 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 siin me kokku saime, siin me kokku saime, siin me kokku saime, saime, saime. Käes maegi jälle valus kõrmas vaan, mul on see tunne, mul on see tunne. Muusika on olnud terve elu justkui osa minust. Ma ei kujuta ettegi, et teeksin siin elus midagi muud. Ma olen väga tänulik oma emale, kes tegi kunagi kõik selleks, et saaksin valida just selle tee, mis teeb mind õnnelikuks. Ma tean, et Eestimaal on väga palju andekaid ja noori lapsi. Kui aga kõht on tühi või jalad külmetavad, siis ega süda ei laula. Kodutunde saade on juba 7 aastat pühendunud nende laste aitamisele. Ka sinu annetus aitab neil aidata. Mina ostan alati kodutunde piima. Head teha on hea. Mul on 5 last ja ma tean väga hästi, mida üks isa oma lastele anda soovib. See on turvaline kasvamine, soe kodu ja palju armastust, et lapsed oleksid õnnelikud. Ja oma tööga muusikuna olen ma kogenud seda, kui palju rõõmu see inimestele valmistab. Ja ma sooviksin väga, et ka minu lapsed saaksid sellist tunnet tunda, et millist rõõmu saab inimestele oma tegemiste läbi valmistada. Olen kodutunde saadet vaadates näinud, kuidas laps on ülitänulik oma voodi ja duširuumi eest. Kodutunne oskab lastele üldse inimestele rõõmu valmistada. Nad teavad, mida nad teevad. Ja soovin minagi, et kõik saaksid kaasa aidata sellele heale teole. Olgem toredad, aidake üksteist, eriti kodutunnet. No Tauno ongi 1 aastaring kodutundega koos Titi Kliimal jälle selja taga. Nii on jah, juba ma ei tea mitmes aasta. Kuule, ma hakkasin ka mõtlema, mitmes aasta on, ei tea. Mis on ühel ettevõttel kasu kodutundega ühte sammu käimisest? Ettevõtte kasu, ma ei tea, aga minu huvi või eesmärk, tegelikult ka City Kliima eesmärk, et aidata lasterikkaid peresid ja teha nende see tuba ja elamine natuke soojemaks soojuspumba ja Taikini soojuspumba abil. Sa oled meil siis ka olnud, kui on olnud 2 lapsega pere, nii et mitte ainult lasterikaste juurde ei tule ju, kui me kutsume.
no ja no 2 last on ka 2 last ju. Ma tean, et sul on omal kodus 2 pisikest tüdrukut. Kuidas neile meie saade meeldib? Nemad väga fännavad seda saadet ja neile meeldivad Signe ja Karola. Ühele meeldib üks rohkem, teisele teine rohkem ja nad iga esmaspäeva õhtul telerees vaatavad, elavad kaasa teile. No siis me peame ikkagi tegema niimoodi, et nende issi käiks meie saates ikka järgmine aasta ka. Ja. Tauno ja City Clima ning ka meie teised head koostööpartnerid on meiega ühes paadis just sellepärast, et aidata neid, kelle käes on Eestimaa tulevik. Me usume ühiselt, et kui lapsel on soe tuba, riided puhtad ja oma voodi, siis tal jagub energiat õppida paremini, olla rõõmus ja kasvada heaks kodanikuks. Iga laps väärib mõnusat kodu. Ja sellepärast me väga tahamegi minna appi Jannori ja Kädi perele Kõpusse. No mis sinu nimi on? Tädi Rutte. Tädi Ruto? Kädi. Ja sina oled Elinor ja sina oled Kalle. Tere, Kalle. Tervist. Te elate ikka ühes hirmus ilusas kohas. Eesti keel on ikka imelik. Täitsa hea on siin maal olla nüüd. Enam linna vist ei tahaks minna, pool aastat on juba maal oldud. Te olete pool aastat siin olnud? Mina olen, jah. Kalle on natuke kauem või? Ta on siin põhiline kohal. Sina oled 2010 siia? Ja mis sa siis nüüd mõni aeg elasid ilma perenaiseta siin või? No jah, niimoodi. Kuidas sa hakkama said? No, kodu oli läbakil. Jupi aega elasid sa Kädiga 2 või? Jah, sünnist saati põhimõtteliselt. Ja siis, kust sa selle Elinori leidsid endale? Kuidagi kunagi ammu saime tuttavaks. Aga siis vahepeal jälle läksid eluteed lahku või lihtsalt siis olime tuttavad. Ja siis otsisin Facebookis ülesse. 70717 olid teie pulmad? Jah. 2 väga toredat last on teil 2 peale hetkel ka. Võiks juurdegi tulla? Plaanis on, üürita. Väga tore. Kalle tütrest Kädist ja Elinori pojast Jannorist said vanemate kohtudes õde-venda. Nemad on veel väikesed ega teagi, mida nende emme ja issi läbi on elanud. Kädi jäi emata juba imikuna ja Kallest sai üksikisa. Väike Jannor sündis aga vaid 27. rasedusnädalal, sest tema isa ei suutnud oma viha talitseda ja peksis Elinoriga lapse ootuse ajal. Elinor ja Jannor on leidnud oma õnne Kalle ja Kädi juures. Ma küsin nüüd Kalle kui peremehe käest ikkagi, et mis seal majas sinule kõige rohkem muret valmistab? No nagu vanad talumajad ikka, et kanalisatsiooni ei ole, elektrijuhtmed on ka vanad, et... Aga mingit pesemisvõimalust ei ole teil üldse? Ei ole, ta on vana saun on, see jääb suitsu sisse, see soojaks ei lähe. Oota, lähme vaatame, näed, Jannar juba näitab, kus nemad elavad. No, näita, Jannar, kus sina magad? Magan siin. Sina magad siin. Aga kes seal magab? Kätu magab seal. Kätu magab seal? Jah. 3. tuba on ka? 3. tuba on ka, aga see on tühi meil, lihtsalt seisab praegu. Miks te nii otsustasite? No meil on nagu sinna nagu suvel on hästi raske lapsed panna ei julge, et seal on põrand altavad mesilased välja. Et nagu ei tahaks praegu lapsi veel sinna panna, et kui saaks selle mesilaspere sealt kätte. Et see tuleb põrand lahti võtta. Kädi, Jannor ja nende emme issi ootavad meid juba suvest saadik. Lastetuba on endiselt remontimata ning pesuruumi samuti pole. Sinu annetus aitab kaasa sellele, et see kannatustest Rahusadamasse jõudnud pere saaks abi, mida nad vajavad. Tere, Leida! Tere! Sul on kõik teised maali. Ei ole kõik, natukene. Uks on teises kohas. Siit hakkab juba tuttav vaatamid. Tere! Ka Leida pere juures Põlvamaal Kadajal käisime 2 aasta eest ehitamas ikka just sellepärast, et lastel saaks elu vanas talumajas soojem ja mõnusam. Tegelikult ma ei häbene ka koos lastega ühel hetkel nutta, kui neil on kurb, on ka minul kurb. Aga ikkagi lapsed on need, kes tuge annavad. Pärast lahutust maamai ja lastega oma pead jäänud perenaine on küll naerusuine ja hakkaja, aga päris üksi 5 lapse ja majapidamise kõrvalt ju ehitada ei jaksa ja ega pole ka oskusi. Suur ja soe köök elutuba kulus Leida perele marjaks ära. Väga tuttav, väga tuttav, väga tuttav. Kõik on peaaegu samamoodi.
see tahvel seal on nii tore, seda ei olnud siis, kui meie olime. Seda medalit ei olnud. Medalit ka ei olnud. No vaata, kelle juurde me tulime täna. Kas see on emme aasta ema või? On jah? See on maailma parim emme või? On jah. Oleme tüdrukutoa ära teinud, selle aasta projekt oli. Jah, et olete ise edasi pannud, jah? Ja. Kas jälle see emme tegi, kes kõigega hakkama saab või? Ei, ma ikka kasutasin abiga. Kasutasin abiga? Muidu sa oled ju see naine, kes endale ise selle ahju valmis ladus ja... Jah, aga ikka vahetevahel tuleb abiga kasutada. On. No kuidas te Liisud elate siin? Kuidas te elate, Ronja? Hästi. Hästi? Kus emme elab? Emme õpib. Mis sa õpid? Emme õpib Tartu Tervishoiu kõrgkoolis. Ja kui hästi läheb, siis 2 aasta pärast olen ma õde. Hooldusõest õpin päris meditsiiniõeks. Kui teil on isikkoosseisu muutusi ka toimunud siin majapidamises või? Ei ole. Ei ole või? Veel ei ole läinud või? Ei ole. Tuttavaid sõpru võib olla, aga ei ole. Ma arvan, et ma kasvatan lapsed suureks. Ja siis vaatame. No aga peigmehe kandidaate pärast saates... No ei koli. Oli, jaa. Kuidas teie pere meie saatesse jõudis? Päris mitu kirja oli, kuna läksin mehega lahku. Ja siis ma tean, et mitu kirja oli, kes kirjutasid teile. Ma ise arvasin, et kindlasti on tegelikult palju rohkem selliseid peresid, kus on rohkem abi vaja, et küllap ma saan hakkama. No ütleme, et need 3 päeva oli suht segane, meie elu oli segane, aga nii nagu ma ikka alati olen ütelnud, et see ju tegelikult tasub ära, see 3 päeva segast elu. Et natukene sellist hullumeelset tormamist, jooksmist, aga tegelikult pärast oli tulemus väga super. Ma ise nagu ei oleks iial osanud seda elamist siin niimoodi teha, nagu teie meeskond tegi. Ja lapsed on siiamaani väga-väga tänulikud. Käivad uksest Marilisi tuppa lähevad, ütlevad, näed, siin on kodutunde siit. Ja seda ei saa ära võtta. Mis tundega sa seda meie kodutunde saadet televiisorist vaatad? Ikka väga-väga sooja tundega ju vaatad, et tegite siin suure töö ja see, mis te teete üle Eesti, see on ju väga suur töö ja ma arvan, et saad selle loo avalikkuse ette tuua, siis ikkagi inimesed toetavad. Väga vähesed on need, kes näpuga näitavad. Ja ei olnud, mitte kuskil ei olnud seda tagasisidet, et oleks nagu lastele keegi ütelnud pahasti. Pigem oli see, et koolis, et jess, ma nägin sind telekas ja vaata, et oled jälle telekas ja sellist ikkagi laste jaoks oli ikkagi positiivne tagasiside. Meil on täna selline annetuste saade, et loodame, et Eesti inimesed aitavad meil edaspidi ka seda tööd teha, mis me teeme, et sina meid nii-öelda lähedalt näinuna. Mis sa soovitad? Soovitad sa kodutunnet toetada? Ja loomulikult kodutunnet oleme isegi toetanud ja on juttu olnud, et töö juures on toetatud kodutunnet ja kas või toetada sellega, et kodutunde tooteid osta. Et tänu neile ju tegelikult saavad päris paljud pered saavad endale suure asja tehtud. Just. Võtnud kiusata neid mehi, kes teevad hästi palju, aga tavaliselt lastakse neil rääkida päris vähe. On ju nii või? Nii ja naa. Jaanus veel vahel saab rääkida, siis kui tal on vaja terve maja elekter teha, on ju, aga no. Iljaril ja Rauril ma pole praktiliselt üldse rääkida lasknud. Nikolai vaata vahel ju. Kuulge, ma tahaks teie käest küsida seda, et kui te esimest korda kodutundesse tulite, tuletage nüüd meelde. Mis sa, Iljar, siis mõtlesid, kui sa tulid, mis sa enne mõtlesid, kui sind kutsuti? Algul mõtlesin, et juba hirmus on.
et ei ole ju siukses 3 päevaga objekte teinud niimoodi, et aga mul oli hea nagu siis juht, kes õpetaja Alex, kes tegi mulle eeltöö ära juba. Et nii, et ei olnudki nii hirmus. No aga kui sa siis juba kohal olid ja vaatasid seda melu ja möllu ja siis karjub keegi, et vaid, umbes ei tohi puurida, et nüüd me filmime ja kõik need asjad, et ei ole ju tavapärane ehitamine, eks ole. No kuidas siis tundus esimesel korral? Ei, no algul oli harjumatu, jah. Et peab sae kinni panema, istuma ja ootama. Aga sellega harjub. Tead ka või, kui sa esimest korda meil käisid kodutundes, siis ma järgmisel päeval, kui me olime kõik koju sõitnud ja valmis teinud, järgmisel päeval mingi asja pärast Alexile helistasin ja siis Alex ütles, et tead, kui me eile Rauliga koju sõitsime, siis Raul terve tee rääkis, et kui äge ikka oli. Rääkisin küll vist, jah, ma arvan. Aga miks see töö äge on ikkagi? Mis sind hoiab seal, Jaanus? Ma ei tea, tuleb kärmet liigutada ennast või? Ikka lastele head teha. Et neil oleks turvaline ja ikka hea tunne on, kui teed head kellelegi on. Lapsed ja tore meeskond. Väga hea tunne on siis, kui saad kellelegi head teha. See on nagu põhiline, mille pärast me vist kõik käime seal. Ma arvan, et mul on oma tööga väga vedanud. Mul on lisaks oma perele veel 125 peret. Et ma olen olnud kodutundes 4,5 aastat, 9 hooaega. Mina olen olnud 2 aastat ehk siis 4 hooaega ja minu perele on täiendus tulnud veel 56 pere võrra. Tegelikult on meil veel üks pere, meie kodutunde pere. Et mille pärast tegelikult seda tööd on nii hea teha. Me oleme, ma arvan, rohkem kui töökaaslased. Me oleme head sõbrad. Me oleme valmis kas või homme jälle välja sõitma, et viia kellegile kodutunnet. Kui sina aitad kodutunnet, siis saame meie aidata kedagi, kellel seda abi tõesti vaja on. Vaadake, kui palju silmi on kodutunne sel aastal särama pannud. Aitame neid, et nad saaksid oma heategusid teha ka järgmisel aastal. Minu külmkapis on alati kodutunde tooted. Neid ostes teed sa heateo. Mina olen tõsine kodutunde saatevaataja. Ja alati on tekkinud mul erinevad mõtted, sõites ringi mööda välismaad, paljudes erinevates riikides, ilusates paikades, kohanud toredaid inimesi, sõbralikke inimesi ja vahel on isegi küsitud, kas sa tahad siia elama jääda. Ma olen alati öelnud, ei, minu kodu on Eestis. Seal ta oli, on ja jääb ja paremat ja ilusamat kohta tõesti ei ole. Vaadates kodutunde saadet, teate, kui palju rõõmu ma olen näinud inimeste silmades. Ei ole kõigil olemas imeilusat maja, imeilusat korterit, kuid seal sees elavad imearmsad inimesed. Ja kui kodutunde saade koos teie annetusega suudab seda kodutunnet, seda koduilu ja seinu ja maja ja kõike teha veel paremaks, siis oleme me teiega teinud ära suure töö. Nii et mina olen üks annetajate hulgas ja loodan, et teete teiegi seda sama. Sinu annetus aitab meil peagi algaval 2018. aastal aidata 28 perekonda. Nende seas on kindlasti Liia pere Mustvees, kus meid võttis vastu suur tühi tuba. Mitu last sul elab sellises kohas? 6. Ning kus 3 tema lastest magavad emaga ühes voodis. See ongi sinu köök või? Jah. See on kõik, mis on köök või? Jah. Marek Kohilakandist oli juba koolipoisina pühendanud end vabatahtlikule noorsootööle. Tema südames on soov ise teisi aidata. Kui vana ta on täna? 23. Liiklusõnnetus sundis noore tubli mehe aga ratastooli. Kokkuvõtvaks tuleb sinu poeg koju tagasi ratastoolis. Hetkel küll. Kõpu kandis maalilises metsatalus elavad Helinor ja Kalle, kes mõlemad enne kokkusaamist väga karmidest suhtekogemustest läbi on tulnud. Täitsa hea on siin maal olla nüüd. Enam linna vist ei tahaks minna. Helinori pojast Jannorist ja Kalle tütrest Kädist on saanud ühte hoidva tõde venda. Näita, Jannar, kus sina magad? Magan siin. Aga ilusat lastetuba või sooja pesuruumi nende perel pole. Kokku on kodutunne aidanud 7 aasta jooksul juba 180 peret. Sellel hooajal oli neid 15 ja tänavu kevadel 13.
nii et 28 kokku. Ja minu lemmik osa aastast on alati see, kui saab uuesti külla sõita, kui saab minna ja küsida, kuidas teil on läinud. Väga naljakas lugu. Kui me kevadel siin Rägaveres ehitamas käisime, siis ma täpselt tean, et 10. mail oli üsna samasugune ilm, maa oli valge, kindad olid käes ja sadas mingit sellist laia mõnusat lobjakat. Mitte midagi ei ole muutunud. 10. mai. Issakene! Midagi ei ole muutunud 10. maiga võrreldes. On küll! Tervist! Tere! Mis sinuga juhtus? Kevad. Hakkasid punkariks või? Ei. Tuleb see lumi vaata, aga nagu siuke rohelisus on siiamaani veel nagu südames, et... Kui kevadel Rägaveres Anti ja Imbi ning nende 3 mudilase juures külas olime, lummas meid kõiki Anti talent. Ta oskab puust meisterdada peaaegu kõike. Oleks ainult tööriistu ja leiaks kliendita vaid seal põldude vahelt üles, küll siis saaks lapsed toidetud ja kodugi ajapikku korda. Õnn kui selline on minu arust nagu on nii materiaalne kui ka hingeline. Teeb õnnelikuks see, kui on kõht täis ja sul on keegi partner kõrval. Minu jaoks on see armastus juba. Meie kinkisime noorele perele kena lastetoa ja hoidsime pöialt, et ehk aitab telesaade meistrit reklaamida. Aga muidu, kuidas läks? Kas pärast saadet tuli mingeid töötellimisi ka või? Palun ütle, et tuli. Tuli, aga ega kõike tehtud ei saa, et... Nii palju tuli või? Oo, väga äge ju. Aga Pigem tulgu rohkem kuule. Just. Tere! Kui toredam on see, et kes seisab oma jala peal püsti ja kõnnib. Tere! Margit, kui mina sinul külas käisin, siis sina veel ei osanud kõndida. Nagu eile oleks ära läinud teie juurest. Siit nurgast on muutunud, et... Mis sa siia teed nüüd siis? Siin ennem oli see vana palk, aga kuna ta oli... ütleme, et see on ilus palk sein, mida sai taastada, aga seal oli see vana sõrestiku oli palki tahutud ja koi oli oma töö teinud selle palgiga, et ta oli nagu üldiselt inetu palk. Ja sai otsustada sedasi, et siuke puhas sein ja mosaiiki teha, et meenutab natuke võib-olla kivilahendust või vana taaskasutatud materjal ja saab siukse väga ilus asja. Sõnad nagu mosaiik ja puidutoonid ja ma tean täpselt, kellele see jutt praegu väga meeldib. Karola. Ohoh. Kuulge, see on see hea uks. See on see hea uks, kus ainult õige partei mehed sisse saavad. Mina lõin juba pea ära. No nii. Elate ka siin toas muidu või? Jaa. Minu arust on täpselt samamoodi nagu siis, kui meie ära läksime. Ikka päris samamoodi ei ole ikka täis soditud vahepeal ja nipet-näpet ikka on siin tehtud. Martin juba ütles, me sodisime sinna, aga emme kustutas ära. Kuidas see saade meeldis? Mis rahvas küla peal rääkis kui pärast? Kui mina kuulsin ainult head. Väga hea. Jaa. Et ei maksa karta meid või? Ei, kindlasti mitte. Läksid järgmine päev, mis järgmine päev, käisid vist 2 nädalat, käisime, et läksid lasteaedast, tulid tagasi koju, siuke nina püsti. Ma lähen nüüd oma tuppa ja mõlemad poisid niimoodi, nojah, minges oma tuppa. Väga lahe ju. Aga õde ka ikka lastakse siia tuppa või vahel? Ja nüüd õde magab ka siin toas. Tädi sööma. Tädi peab sööma tulema või? Ahaa. Kuum on. Sina tahab kohvi. Mina tahan kohvi? Okei. Teeme siis, et mina tahan. Nain, meie ja sinu töö on natuke ühtemoodi. Meie üritame Eestimaa lastele rõõmu teha ja Happy Fly üritab ka Eestimaa lastele rõõmu teha. Kuidas teil see aasta läinud on? Meil on nagu alati, päris hästi. Kurta meie ei saa, sellepärast, et siukest positiivset tagasisidet me saame ikkagi tegelikult kuhjadega.
et siin oligi mõni aeg tagasi üks ema teatas, et nad tegid uue rekordi lapsega, et 8 tundi istusid meil ja laps ikkagi nuttes lohistati meile ukse vahelt välja. Ma loodan, et see juhtub täna ka, kui meie siin teie juures oleme, on ju? Et kui teid niimoodi välja lohistatakse. Ja 8 tundi ja meie lapsed. Aga muidu meil on jah, me oleme tegelikult nüüd, kuidas ma ütlen, sellel aastal avastanud omaette täitsa uue grupi, meie kliente. Ja need on vanaemad ja vanased. Et on need, kellel on palju lapselapsi, on avastanud, et meil on väga hea pidada ka see vähe vanemate inimeste sünnipäevi. Kodutunde toas. Kodutunde toas ongi nad kõik toimunud. Nii, siis on, mis meil on veel juhtunud, et meil on lõpuks hakkavad vanemad avastama, et meil on 1 ja 3 tunni piletid. Mitte ei ole, et hommikul on meile telefonikõne, et kas me võime ka niisama hüppama tulla. Me ei ole ainult sünnipäevakeskus, vaid me oleme tegelikult laste ja perede vaba aja keskus. Ja vanaemad ja vanaisad. Ja vanaemad ja vanaisad käivad ka väga vabalt, võivad oma aega siin veeta. No meid ikka ootasid. Teid ootame me alati. See on nii tore, see teeb südame nii soojaks. Tead, nagu teine kodu on korra aastas tulla siia teie juurde. Kodutunne ei ole ammu enam lihtsalt telesaade. Selle nimelisi tooteid ja võimalusi on juba päris palju ja üks on ka kodutunde kliendikaart ehk cashback-kaart. Kristel, mis asi on cashback-kaart? Mis see teeb? Cashback-kaart on rahvusvaheline kliendikaart, mida saab kasutada väga paljudes erinevates riikides, kaasa arvatud Eestis, ligi 600 erinevas ettevõttes. Ja seda kaarti kasutades saab inimene siis endale raha tagasi pangakontole. Ja kui ta kasutab kodutunde kaarti, siis lisaks sellele maksab Cashback World kodutundele heategevuslikuks tegevuseks 0,5% igalt kaardiga tehtud ostult. Nüüd on see kodutunde kaart on juba päris mitu kuud olnud. Kuidas läinud on? Kas inimestele meeldib? Kuidas sulle tundub? Ma tean, et see asi on väga hästi edasi arenenud, sellepärast, et inimestel väga meeldib aidata. Nad tahavad seda kaarti väga omada ja ma loodan ka seda, et kui nad nüüd seda omavad, siis nad ka kasutavad seda, sest et ega muidu kodutunne sellest kasu ei saa, kui see kaart lihtsalt rahakotti seisma jääb. Aga need, kes veel ei ole seda endale soetanud, kas ikka jätkub veel? Saab veel? Ja väga aktiivselt saab veel registreeruda aadressil kliendikaart@kodutunne.eu. Lisaks kaardile on meil olemas veel ka kodutunde moos ja kodutunde puder ja kodutunde piim ja kodutunde kommid ja veel igasuguseid muid toredaid asju. Minge aga poodi ja ma loodan, et te need sealt leiate. Meie teeme kogu aeg tööd selle nimel, et neid oleks kogu aeg üha rohkemates ja rohkemates poodides. Sellepärast, et me usume, et kodutunde tooted on head ja ausad Eesti asjad. Seda, et kodutunde asjad on head, teatakse aga näiteks ka Audrus. Tere! Mina kuulsin, et teil on homme kodutunde pudermenüüs. Jah, on. Siis me tulime seda ära tooma teile. Aitäh teile! Mõni see oli üllatus, nad ei teadnud, et me tuleme. Nii palju. Terve saakene veel. Palju pudrusööjaid on? Meil on mingi 50-ga. Väga hästi. Ja see on eriti tore, et teil ongi päriselt, neil ongi menüüs kodutunde puder. Homme on näiteks vaarikatega. Kuidas sa teed kodutunde puder vaarikatega? Sügavgi ma vaarikat sisse enne lõppu. Viskan. Et ei peagi nii sama moosi panema. Meie lapsed söövad väga hästi. Mõtle, kui tore, et lapsed söövad tänapäeval putru. Ma tean, et teie õpetasite siin lapsi ise putru keetma ja pudrupäev oli teie projekt. See oli eelmine veerandist. Liidi ääres siin keetsid ja ka kodutunde putru. Aitäh, see oli küll väga suur üllatus. Hea Tiisu! Kas täna on hea toit või? Teil on muidu koolis head kokatädid või? Mõni hommikul putru ka sööb? Sina või? Sina sööd putru või? Väga maitsad mõnule, eriti vaarikamoosiga.
Raudru koolist. Siin Reelika. Reelika on üks neid vapraid ja ägedaid, kes on meil ju saates osalenud. Ja Mis aasta siis oli? issand jumal, ma ei mäleta, ka külm talv oli. Tegelikult ma ei tea. Ma ei mäleta, see oli tegelikult, ma arvan, mingi 3 aastat tagasi äkki või? Midagi sinna vähti. No just. Ja kuidas siis elanud vahepeal ka? Tõusvas joones. Oho! Seda on küll rõõm kuulda, et pärast kodutunnet ikka palju tuleb tõusvas joones. Mulle on üle nii hea meel. Kuidas Marekil läheb? Seda saad sa ise tema käest küsida. Kuidas te siis elate üldse? Hästi. Elate hästi, jah? Robertil on üks riiul Nexonite. On terve riiul või? Peame vist piiluma minema. Aga mis sulle meeldib? Mood. Mood. Jah. Ja mismoodi see siis väljendub? Kas sa joonistad mingisuguseid riideid või mis? Tavaliselt, jah. Selge, kelleks sa saada tahad? Veel ei tea väga. Äkki moekunstnikuks või? Robert on eest tere. Vallutusretk on taas sinu kodus, Marek. 3 aastat tagasi ehitas kodutunne Reelika ja Mareki juures Audrus. Suureks probleemiks oli see, et nende maja pesuruum ja WC asusid sellises kohas, et ratastoolis pereisa pidi sinna ümber maja läbi õue sõitma. Ega ma ei ole siiamaani leppinud, et ma ratastoolis olen. Aastaid tagasi sattus Marek liiklusõnnetusse ja see ta tooli sundiski. Oma osa mängis asjas ka alkohol. Leppimiseks ei saa öelda, aga tekib siuke ilutahe siis või. Et asjaga tuleb edasi minna. Ja nüüd, juba oma uues elus, on Marek palju käinud koolides rääkimas oma hoiatavat lugu. Õpetaja, õigemini huvijuht ja klassijuhataja on ka Reelika. Kas see on nüüd siis sinu selline hobi või? Jah. Ja et oma sellist kirge väljendada, siis tuleb lihtsalt aeg-ajalt kostitada sõpru, kes külas käivad ja ise külla läheb. Kuidas teil muidu läheb? Läheb hästi. Tuleb alasti. Tuleb kehiselt. Tööd on. Aega ei ole, et tööd teha. Kus su aeg läheb siis? Töö peale, pakun? Töö peale, laste peale, enda peale. Et tervis jukerdab ja siis ei saa tööle ja siis on lapsed haiged. Mis on tervisega on? Mis ta rohkem jukerdab nüüd? Vanadus. Arst ütles, et tuleb passi vaadata, et 22 aastat toolis olemist ei ole nagu lihtsalt meelde, et see hakkab organismi kurnama. Mis teha annab? Ega ei annagi midagi teha. Kohaneda tuleb, jah. No Reelika, sina ütlesid mulle koolimajas, kui me kokku saime, et tõusvas joones läheb. Ei, muidugi. Selles mõttes, et vaatamata sellele, et mõni hakkab vanaks jääma, siis on ju tegelikult on õnneks mõni ei hakka, eks? Jah. Ei, tegelikult on ju see, et on ju lapsed on ju terved ja töö on ju olemas ja maksud saavad ju makstud ja oluline on see, et me oleme üksteisel olemas ja nii saab igast raskusest üle. Lapsed on soojas toas, mis on põhiline. Marek ei pea ka nüüd vetsus käima õues. Täna kodutundele saab Marek ka nüüd käia soojas WC-s ja... Kuidas selle väikses kohas ja siis tuleb üks televiisor pildistama ja kuidas need pärast need tagajärjed tulevad? Ja ma arvasin, et on hullem. Ja ma tegelikult kartsin seda reaktsiooni, mis tuleb nii-öelda kogukonna poolt. Aga see oli üllatavalt positiivne. Oli vist ainult üks negatiivne kommentaar. Oli meie saate kohta. Ja see oli ka see, et umbes, et mis see sant siis vorbib neid lapsi, kui ta neid pärast kasvatada ei jõua. Aga ülejäänud... Tervitused sellele kommenteerijale. Just. Meil oli töökätest puudu. Meil oli ju suur osa materjalist ju iseendal olemas kõik. On töid, mida saab ainult kahejalgne teha. Et eks tuleb kohaneda ja leppida olukorraga ja võtta sellest parimat. Loomulikult on hästi vinguda võib iga asja üle ja alati on keegi, kes elab paremini ja ilusamalt ja mida kõike muud,
aga samas on veel palju rohkem neid, kes elavad veel kehvemini kui meie, nii et mina ei leia küll põhjust vingumiseks. On midagi toredat teil ka meenutada sellest, kui see kodutunne siin teie juures möllas? Üks selline vahva seik oli siis, kui kaamerad olid kõik sulgunud ja kodutunne oli ära läinud, tort oli söödud, et paneme nüüd tuled kustu, lähme magama. Ja kuna meie köögil on 2 lülitit, et saab mõlemalt poolt köögituld ära kustutada, siis vajutan ühte lülitit, ei kustu. No järelikult on mingi teine lülitit, millel ma ei ole veel aru saanud, et nii uus kõik alles. Proovin teist lülitit, ikka ei toimi. Ja siis me hakkasime plõksutama kõiki lüliteid läbi, et kuskilt peab ju köögituli kustu minema. Aga tegelikult ei läinudki kustu. Ja kui ma siis helistasin produtsendile ja küsisin, et mis nüüd saab, et meil ei lähe köögituli kustu. Ta helistas kohe elektrikule, kes väga kiiresti teatis, milles probleem on ja lubas järgmine hommik tulla. Siis me keerasime köögis pirnid välja. Sellepärast, et meil oli võimatu tuld kustu panna. Aga... kuskil olid mingeid juhtmeid natukene nagu läinud. Et see oli selline vahva seik, et saada nagu, ma kujutan ette produtsendil saada kõne, et tere, et me oleme see pere, kellel te just ehitasite, aga tuled ei kustu. Päkaabikud seekord. Tere! Tere! Tšau! 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 Tere, päkaabikud tüdruk! Nii, Tere, kuule! See on see, jah. See on nüüd see väga vahva masin, mul kõik pesud ära kuivatab, mis vaja. Sain oma suurest pesuunnikust lahti. No näed siis. Et see oli meeletu kuivatamine meil aastaid. Nii et veel kord suur aitäh Viljandi Lions Klubile Ellips. Ja tervitused ka nendele kõigile. Häid jõule! Ja häid jõule! Te olete minu kirjutise alles hoidnud või? See peab seal kohe olema. See on nii sügava sõnumiga sõnum. See peakski siin olema. Mõtle, kui lahe isegi see on. Ja menüü mahub alla ära. Näed! 13 lapsega kristlik pere Uusna külas Viljandimaal võiks saada õigusega suurperede missioonipreemia. Eks iga laps on kingitus, absoluutselt. Meil on kõik lapsed oodatud, et meil ei ole selliseid ülearvasid ei ole ühtegi. Pärast seda saadet, kus kodutunne neile uue ilusa köögi tegi ning meie partner City Kliima nende koju õhk-vesi-soojuspumba paigaldas, sai meie saade 10 kirju, kus leiti, et nii vahvaid lapsi kasvatavatel peredel võikski kodutunne iga nädal külas käia. Oleks neid Eestimaal ainult rohkem. Kuidas siis pärast saadet, mis tagasiside oli Rahel? Koolis oli ainult positiivne tagasiside ja ma ei olegi negatiivset tagasisidet saanud, ehk siis kogu aeg oli positiivne tagasiside. Ja siis mulle ütles klassile, et sul on nii tublid vanemad. Kas see oli natukene nagu uudiseks, et nii põhjalikult ei olnud keegi nagu kuulnud seda sinu pere lugu või? Jaa, isegi mina ei olnud nii põhjalikult kuulnud. No näed, isegi oma lastele tuli midagi üllatusena. Jaa. No näiteks, mis asi? See, et Eessi tahtis enesetappu teha. Ma olin oma elu ikka väga puntras. Mul olid depressioonid ja asjad ja ma olin oma elu ikka. Ja ma ei saanud, ma ei leidnud kuskil hingamist, ütleme nii. Ja ma olin juba täitsa valmis enesetappu tegema. See tuli mulle üllatusena. No mis tunne oli seda siis kuulda telekast? Huvitav tunne. Mõtlesid, et tänu jumalale, et ta ikka siin on. Jaa, muidugi. Esimene telefonikõne oli juba saateaeg ja Meelise sõber helistas ja talle läks see väga südamesse. Ja järgmine kõne oli, et inimene lausa nuttis saateaeg ja see mind ennast väga puudutas. Kuidas teie elu edasi on läinud pärast seda, kui meie siit ära läksime? Väga ilusti, aga mul on enne ka ilusti. Mul ei ole nagu kuskil, et tänu jumalale, et ilusti on läinud. Kas tuba on soe? Ja on ikka soe. Väga suured muutused on, et kus on nagu need vanad ruumid, kus on veel remont tegemata, et seal on niiskus välja läinud täna ühtlusele temperatuurile.
Kas teistesse tubadesse said ka need radiaatorid seina ja? Kõik sai korda. Mõtle, kui tore. Ja et Viljandi vallavalitsus võttis nagu enda peale selle viimase osa. Kõik, kes on meil siin käinud, et neil on väga meeldinud. Hea on olla nii meil kui kõigil, kes tulevad. Joonatan, võtta. Kas Joonatanil on ka hea olla? Kas sul on hea olla? Olla. Väike külas ära, näita valgustes. Ära kustu ära, katsumuste sees. Väike külas ära, näita valgustes. Ära kustu ära, katsumuste sees. Ära kustu ära, katsumuste sees. Minu külmkapis on alati kodutunde tooted. Neid ostes teed sa heateo. Teate ju küll, kuidas öeldakse, et inimene vajab tsirkust ja leiba. Ja ma olen täiesti veendunud, et meelelahutus on üks inimese põhivajadusi. Ma väga loodan, et see, mis me Teeduga koos siin stuudios teeme, toob mõnelegi inimesele naeratuse näole. Kodutunde saade aga toob teinekord hoopis vastupidi, pisara silma. Kuid seda on samuti väga vaja, sest et me peame teadma, mismoodi inimesed Eestimaal meie ümber elavad. See, kui mõne pere lapsed ei saa kusagil pesta või neil pole oma vooditki, on tegelikult lõppkokkuvõttes meie kõikide asi. Hea sõber, tee see telefonikõne ja aita kodutunnet. Nemad lähevad ja aitavad siis sinu nimel kedagi, kes ise hakkama ei saa. Aitäh! Sinu annetus aitab meil peagi algaval 2018. aastal aidata 28 perekonda. Nende seas on kindlasti Liia pere Mustvees, kus meid võttis vastu suur tühi tuba. Mitu last sul elab sellises kohas? 6. Ning kus 3 tema lastest magavad emaga ühes voodis. See ongi sinu köök või? Jah. See on kõik, mis on köök või? Jah. Marek Kohilakandist oli juba koolipoisina pühendanud end vabatahtlikule noorsootööle. Tema südames on soov ise teisi aidata. Kui vana ta on täna? 23. Liiklusõnnetus sundis noore tubli mehe aga ratastooli. Kokkuvõtvaks tuleb sinu poeg koju tagasi ratastoolis. Hetkel küll. Kõpu kandis maalilises metsatalus elavad Helinor ja Kalle, kes mõlemad enne kokkusaamist väga karmidest suhtekogemustest läbi on tulnud. Täitsa hea on siin maal olla nüüd. Enam linna vist ei tahaks minna. Helinori pojast Jannorist ja Kalle tütrest Kädist on saanud ühte hoidvad õde venda. Näita, Jannor, kus sina magad? Magan siin. Aga ilusat lastetuba või sooja pesuruumi nende perel pole. Suur aitäh kõikidele annetajatele. Ma kinnitan teile, et iga sent sellest kulutatakse Liia, Mareki, Helinori ja Kalle ning paljude teiste Eesti perede elutingimuste parandamiseks. Sinu annetus muudab väga palju, usu mind. Kas sa mäletad, Eerik, kui sa esimest korda meile tulid või? Mäletan. No räägi mulle päris ausalt, täitsa ausalt, mis mulje sulle jättis see meie mahtra siin? Nagu, ma ei tea, suht hirmus oli. Oli jah? Mis asi see kõige hirmus oli? Ma mäletan punast uste köök ikka oli, aga ma ei ole kindel. Kõige esimene, kus ma olin. Ja siis ma mäletan, et kööki jõudis vist suhteliselt hilja, kell on 4 vist. Pool kööki läks lihtsalt valesse linna. Ja siis ma sain õhtul, ma ei tea, 10 või 12 kojas. Nii palju mäletan. Ja siis läksid järgmine hommik tööle ütlesin, et iialgi rohkem. Ei ütleme. Aga kõik ütlevad, kes meile tulevad, et päriselt teetegi 3 päevaga ja kõik on nagu üllatunud. Kas sa arvasid ka, et see on nagu mingisugune filmitrik või? Ei, mina ei arvanud, aga kusjuures kõige levinud küsimus, mis minu jaoks küsitakse, ongi just see, et tõesti nii kiiresti nagu tehakse 3-4 päevaga.
ja ma pean kogu aeg ütlema, et jah, nii on. Et ei ole filmitrikk, ei ole nagu midagi võimatut. Suur meeskond ja töötahe ja saab tehtud. Siis ma oli üks küsimus, kas sulle nagu abi võib pakkuda, siis tükkaga ta ei tahtnud, nagu ma ei taha, ütleb, ei, mul ei ole vaja. Sunniviisilist abi võib pakkuda, oli järgmine küsimus, sellepärast, et alguses tundus, et sulle tundus, tunnist üles, alguses sulle tundus, et võiks kiiremini minna meil see asi. Mina raudselt mõtlesin, et raudselt arvavad, et ma olen nii aeglane. Ei olnud, Eerik on siiamaani mõtled ja siis ta on hästi põhjalik ja hästi korralik. Ta on ju 3 loodi vahepeal laua peal, nii et... Ja nüüd oli lisaks Lasare ka veel. No vot, näed, see on juba nii. Sa oled meie meeskonna auliige. Peagi nagu meeskonnas. Absoluutselt. Aastate jooksul on meie eesmärgiga aidata Eesti lapsi liitunud palju ettevõtteid. Keegi neist peredest, kus Kodutunne külas on käinud, poleks endale saanud lubada näiteks uhiuud köögimööblit, mille Baltest mööbel on 10 perekondadele meie saates kinkinud. Aitäh neile! Tegelikult jääb väga palju meie tööst ja meeleoludest just kaadri taha. Arola, kui tihti sinu käest küsitakse, et teil on ju meikar ka seal, eks ju? Jaa, ikka küsitakse. Aine, küsitakse, aine. Siis ma võtan seda komplimendina. Tuleb see nagu nii hästi välja või ma näen nii hea välja on teine asi. Kus on katuse plekimees? Katuse plekimees pidi täna tulema, aga ei saanud ei, torm on ja hästi palju muresid. Homme kell 11. Vahest on niimoodi, et tekib probleem ja kohe lahendus. Kohe. Ei saa tal pinget, nagu pinge ei jõuagi väga tekkida. Aga pinge tekib siis, kui sul tuleb mingi ei ole aega ja haige ja pinge järjest kasvab, aga sul oli juba vaja seda asja. Mul rekord on nii-öelda eides oli, kas oli 34 eid siis elektrikutel. Sul on vaja mingisse piirkonda elektrikutel, 34 eid. Siis mõtled, Need on tööinimese riided, mis te ilguta, vaadake ennast. Vaata, kes on karjas ümber. Jaa, iga minu plekiga on kohe asja kõigil. Nii. No tšau! Tere! Siis meil on olnud kirpe, on olnud russakaid, on olnud hiiri, rotte ei ole olnud vist. Ei ole. Sügelisi on nüüd võib-olla ka võimalik saada. See oleks ka midagi uut. Kõige rohkem ikkagi vaieldamatult on olnud kirpe. Ja mina olen rekordimees, ma olen mingi 5 korda koju viinud kirpe. 5 ainult. Minul ei ole kirpe olnud. Äkki nad ei närigi sind? Kuskilt ma sain vöötohatise sinna. Vöötohatise? Seda ei ole ka veel kõik teinud. Selle said kuskilt ööbimiskohast? Jaa, see on minu iPad. Jaa, kõik teavad, ma olen hästi vanamoodne inimene. Ma teen niimoodi, vaata, siis kui midagi on tehtud, siis ma tõmban joone alla. Ja siis kolmanda päeva õhtupoolikuks on nii tore vaadata, kui igal pool on juba jooned all. Praegu veel ei ole. Mina tahaks teha üleskutse. 75 või 8. Keegi memm võiks teha mulle mustad villased sokid. Mustad, mis must? Sellepärast, et mul on vaja panna saabust sisse, need näha ei oleks. Seda tuleb samamoodi nagu me lähed... palju nagu meile tullakse appi või öeldakse, oi kui tore, et te siin olete või tuuakse meile mingit sooja saia või tullakse mingit tööd pakutakse või mingit materjale ja asju. Täpselt sama palju me kuuleme seda ka, et miks te neile appi läksite? No tegelikult miks? Vaat seal elab hoopis selline. Meil on siin vallas ikka palju rohkem inimesi, kes vajavad abi, aga vaat siis ongi, et aga miks sa ei ole siis nendest kirjutanud nendest inimestest, kes abi vajavad, on ju? Et kui selle pere kohta tuli kiri või kas nad ise kirjutasid, naabrid kirjutasid, sugulased kirjutasid, on ju, siis me oskame üles leida ju selle pere, eks ju, siis ära kritiseeri, sest sa ise ei ole midagi teinud selleks, et me läheksime selle pere juurde, kes sinu meelest abi vajab. Laur, mis sina teed nüüd? Kuule, voodid sean üles, et tundub, et me täna ei lõpeta, et kuskil on vaja kere maha visata. Nii, rumal ütleb kohe suu tagasi, muidugi me lõpetame täna. Ja tegelikult minu arust ongi isegi selle kõige asja tipp ongi see, et kui vaadata, mis siin enne oli, et lastel ei olnud isegi
voodilinasid. Siuke väga määrdunud lihtsalt tekk. Sest see tunne ma kujutan ette, et kui, ma ei tea, üle pika aja saavad puhaste linade vahele, see võib ikka olla ääretult hea tunne. Mina naudiks seda väga. Muidugi. Ma igaks juhuks ütlen ka, et miks see pilt niimoodi ilusti ei liigu. Jah, aga ma tahaks küsida, et mis sa teed? Signe, mis sa teed? Sellepärast see pilt ei liigu, et sellepärast, et mina hoian kaamerat ja mina lihtsalt ei oska seda zoomimisi ja seda värki. Noh, mul tuleb ikka parem. Oota, ma vaatan, kas ma kedagi veel näen. Tere! Mis te teete? Vaatame, kuidas laul teeb poodid. Tegelikult mina vaatan, kuidas Signe filmib, kuidas laul teeb poodid. Aga seda... Vaipsi või? Ei, ma vaipsi ei taha, ma tahan seda sussu. See on selline kast, kus on kõik igasugused maailma puhastusvahendid koos. Sellepärast, et meie teeme mustust ja vahest on mustust enne meid ka juba päris piisavalt. Kui Signest on näha ainult tagumine ots, siis hakkab ehitus lõppema. Filmisite minu pekut praegu, jah? Iga kord, kui koju lähen, on püksid sellised. Iga kord. Started something good, something sweet, something beautiful. Started something good, something sweet, something beautiful. Started something good, something sweet, something beautiful. Something beautiful. Eks see kodutundes töötamine ole pisut erinev tavaobjektidest. Me teeme seal ju 14-17 tunniseid tööpäevi inimeste juures, keda me näeme esimest korda alles, kui me sinna kohale tuleme. Kuid samas me kõik teeme seda tõelise innuga ja rõõmuga ja me ei saaks seda teha, kui meil ei oleks niivõrd tugev ja kokkuhoidev meeskond. Sinu abi kodutundele aitab meil ka järgmisel aastal paljusid peresid õnnelikuks teha. Meie selle sügise kõige esimeses kodutunde saates käisime külas Angelal Haljala vallas. Tal oli rääkida päris kurb lugu sellest, kuidas juba väikese tüdrukuna jäi ta ema hoolest ilma. Ma olin 8-aastane, teised olid veel väiksemad. Luges mulle sõnad peale, et ma ei tohi kedagi üksi jätta ja üks oli meil voodihaige. Mis asja, voodihaige? Ja tema surigi ära. No, mina ei teadnudki, et ta alguses, mina ei saanud aru, et ta surnud on, mina tean surmast midagi. Ta kasvas üles lastekodus ja täiskasvanuks saades langetas mitte väga õnnestunud elukaaslase valikuid. Nüüd on Angela elus õnneks kõik hästi. Tal on 8 poega, tal on tore abikaasa Andre ja perekond Lõbu elab Rõõmu talus. Siin oli kunagi uks, näed. Ja mis siin nüüd on? Kingspaan. Tere! Sealt paistab midagi väga ägedat. Angela poegadest elab praegu kodus veel 5. Perel on küll oma maja, aga see oli ostes alles poolik ning nii pidi kogu 7-liikmeline pere ära mahtuma vaid 2 tuppa. Ja pesuruum oli külm nagu hundilaut. Ruum uuteks tubadeks oli juba katuse all ning kodutunne aitas soojustamisega kaasa. Siseviimistlus lastetubades jäi pere enda teha, meie tegime maast laeni valmis uue pesuruumi. Väga tähtsad olid selles kodus ka elektritööd. Meie Jaanusele oli Rõõmu talu tõeline väljakutse. See on meil siis väikeste tuba. Aha. Ja ma mäletan, nad võtsid selle endale juba siis, kui me siit lahkusime. Ise värvisid või? Ise värvisime ja ise panime, no põhimõtteliselt kõik tegime ise, jah. Lae panime, põrandad. Siis, kui me ära läksime, siis sa ütlesid, et sina hakkad värvima. Jaa, pahteldasin ja värvisin ja lihvisin ja et ei, töö läks kohe käima, kohe, jah. Ja siin siis on meie koolijutsid. Siin on teie koolijutsid. Koolijutsidel on ka äge roheline, jälle nii lahe mööbel. Mulle hästi meeldib see, et te olete pannud hästi palju neid nende
joonistusi igal ühel, jah. Täpselt ongi nii, et igaüks seal, kus on, keegi on, need on Arlese omad siin. Ehk et endiselt perekond Lõbu Rõõmutalust. Rõõmutalust, just. Väga tublid olete, kõik olete ise valmis teinud kohe esimese hooga ja teed natuke. See andis nii palju juurde, nii palju seda innustust ja kõike, et me panime juba siit edasi suurde tuppa ka juba. Ei saanud enam pidama, jah? Ja nüüd ega meil ongi tänab koridor on järgmine, mis läheb. Kui sa ennast televiisorist nägid, kuidas see saate vaatamine oli? Mis tagasisidet või vastukajasid? Kus ainult täid? No ja lapsed muidugi, nemad vaatasid veel mitu korda seda, et kõik kordused ka takkajärgi. Et nemad kilkasid, jah. Te ei kahetse, et tulite meile? Lastel on ka kohe tekkis sõpru juurde ja juba on siin neil külaski käidud. Ja tead, mis see saade veel tegi? No? Et tänu sellele saatele ma leidsin oma sugulasi. Emapoolse tädi leidsin, siis onu ja õde Soomes. Aha. Et jah, õdesid on palju muidugi tänab, aga nüüd ühe leidsin vähemalt üles. Enne 50 leiad oma õed üles. Et ja seegi. No muidugi. Siin on ka kõik, jah? Täpselt nii. No väga... siin... Nii soe. Ja siin on nii soe. Elektriarved läksid poole väiksemaks. Tänu sellele, et terve maja elekter sai ju tehtud. Tervitused Jaanusele, meie Jaanusele siit. Elektriarved läksid poole väiksemaks. Poole väiksemaks, jah, et toad on nii soojad. Selle soojuse nimi on Kingspan. Et jah, seda enam, et väljast on meil soojustamata tegemata, aga toas on ikkagi soe. Mattias ja Ron-Henri, no kui kaua sellest nüüd möödas ongi, kui me teie juures ehitamas käisime? Oktoober, november, detsember, pea 7 kuud. Nii, ja kuidas teil on läinud vahepeal? Väga hästi. Kuidas siis on elu WC ja pesuruumiga, Mattias? Parem kui enne. Aga kas tuba ka toimib, Ron, või? Kuidas teie tuba elab? Hästi. Kas mahute kahekesi ära sinna? Jaa. Et üldse ei tülitse? Ei. Mattias, ütle mulle, kas see on natuke hirmus ka, kui televiisori onud tulevad niimoodi filmima ja... Vahepeal. Nüüd sa hirmutasid kõik lapsed ära, kelle juurde ma tahan minna järgmisel aastal. Ups. Aga kuidas sellest üle saab, kui natukene on niisugune kaamera, natukene ehmatab alguses? Söö kommi. See aitab. Nii lihtne ongi, söö kodutunde kommi, see aitab. On ju? Jaa. No kuidas on peotuju, Kristi? No mul on pigem nagu ärev. Et kui teised lapsed tulevad siia pitutsema, siis ma olen tegelikult väga ärev. Ma teadsin seda ja sellepärast ma tõin sulle kinki. Nagu nii roosavat, penos oli roosavat. Kuule, aga mis on selle peagi lõppeva aasta kõige tähtsamad märksõnad sinu jaoks? No minu jaoks on kõige tähtsamad need, et te olete kõik need 30 korda saanud kodutunde juurde sõita. Vist on täpsem, ma arvan, 28. Mina olen väga tänulik meie eelmise aasta samale peole, kus meie vaatajad tulid ju meile väga suuresti appi. Me kogusime 101 000 eurot, mille me oleme kenasti sellel aastal perede jaoks ära kulutanud. Ja väga paljud on abi saanud ja väga suuresti abi saanud sel aastal. Kuidas elavad kodutunde nimega tooted? Kas seal ka midagi uut on? Kodutunde nimega tooted elavad tegelikult väga hästi, aga nad natukene ka vahetuvad. Ja sellel jõulul on nüüd väga hea meel teatada, et me ei aita mitte ainult neid inimesi, kes ennast ise kuidagi aidata ei saa, vaid me tegelikult oleme tulnud välja oma kinnisvaraportaaliga. Et need, kes kodutunnet otseselt meiega seoses ei vaja, saavad selle kodutunde endalt kodutunde portaalist. Et kes otsib endale seda õiget kodu, mis talle ja tema perele meeldib, võiks sinna vilgu visata, eks ju? Just, ja täpselt ja sellega, kui tema ostab sealt kaudu endale kodu, toetab ta tegelikult neid, kes ennast ise aidata ei saa. Väga lihtne, nii nagu kogu meie skeem on. Ja see on tore, et meil on nagu palju sõpra ja see on tore, et ka kodutunne on omavahel väga hea sõber. Ja tore on siin olla, sest siin on meie sõbrad, me oleme juba mitmendat aastat siin.
et ainult rõõm ja nüüd me siis loodame jälle meie armsale televaatele. Ma tean oma kogemusest, mis tähendab, kui ei ole oma kodu, ei ole kodutunnet. Mina unistasin sellest pikki aastaid, täna see mul on. Aga ma tean, kui paljudel peredel seda ja lastel seda täna ei ole. Kodutunne on aidanud lapsi, on aidanud peresid juba aastaid. Aidake teiegi. Ja kes teab, võib-olla sealtki mõni olümpiavõitja kasvamas. Sinu annetus aitab meil peagi algaval 2018. aastal aidata 28 perekonda. Nende seas on kindlasti Liia pere Mustvees, kus meid võttis vastu suur tühi tuba. Mitu last sul elab sellises kohas? 6. Ning kus 3 tema lastest magavad emaga ühes voodis. See ongi sinu köök või? Jah. See on kõik, mis on köök või? Jah. Marek Kohilakandist oli juba koolipoisina pühendanud end vabatahtlikule noorsootööle. Tema südames on soov ise teisi aidata. Kui vana ta on täna? 23. Liiklusõnnetus sundis noore tubli mehe aga ratastooli. Kokkuvõtvaks tuleb sinu poeg koju tagasi ratastoolis. Hetkel küll. Kõpu kandis maalilises metsatalus elavad Helinor ja Kalle, kes mõlemad enne kokkusaamist väga karmidest suhtekogemustest läbi on tulnud. Täitsa hea on siin maal olla nüüd. Enam linna vist ei tahaks minna. Helinori pojast Jannorist ja Kalle tütrest Kädist on saanud ühtehoidva tõde venda. Näita, Jannar, kus sina magad? Magan siin. Aga ilusat lastetuba või sooja pesuruumi nende perel pole. Kui me viimati siin Salutagusel olime, siis ma lubasin oma selles saate lõpusõnas, et kui pisike Toor-Toorian lõpuks oma koju jõuab, et siis ma annan teile kindlasti teada. Sest siis oli prognoos selline, et selleks ajaks, kui see meie saade eetrisse läheb, ta tõenäoliselt veel oma koju ei ole jõudnud. Aga ta oli nii tubli, et tegelikult on ta juba kodus. Ja me vaatame, kuidas väike mees väikses majas kohanenud on. Te siis koju sõita täpselt? Eelmine pühapäev. Eelmine pühapäev. No kui veel need vajalikud need lõikusid ja need on teil tehtud või? Jah. Kas see ongi see, mis siit näha on või? Jah. Aha. Ja see nüüd teeb kõik korda teil? Oktoobris käisime Toor-Toorianil külas haiglas. Väike mees, kes sündis enneaegsena ja vaid 700 grammisena, õppis seal iseseisvalt hingamist ja ootas operatsiooni, millega paigaldataks ajuvedeliku kõhuõõnde juhtiv šunt. Peaaegu poole raseduse pealt hakkas sünnitus pihta, et mingi põletik tekkis. Jah, siis öeldi, et pole enam midagi teha. Õnneks on arstiteadus tänapäeval nii tark, et vesipäisus pole enam ravimatu. Kuid mitu kuud enne õiget aega sündinud beebi, kellega peab kuudeviisi haiglas olema, lõi noore pere elu siiski väga sassi. Äravast sisse tulin, ma nagu mõtlesingi, et ta peaks mul kas kõhus olema või siis turvaällis kaasas, aga ta oli seal haiglas ja siis too hetk veel ei teadnud, kas ta üldse jääbki ellu või jää. Nad olid plaaninud Toori sündimise ajaks pisikesest üürikorterist oma koju kolida, aga ilma kodutunde abita poleks see õnnestunud veel nii peagi. Aga nii nagu sai, et oktoobri lõpuks saime. No, väga äge. Läks küll kiireks, aga saime. Ta ruum ilusti siin pesurist ära korjata, siis teine poiss möllab oma selle autoga, sõidab siin edasi tagasi. Ruumi on ikka on. Isi sai teil need teised toad ka enam-vähem? Jaa, sees saab elada ilusti. Nokid seda on vaja veel, aga Karlil on ka oma koju. Ütleb jah? Jaa. Siis kui meil see kolimine oli, siis nädalavahetuseks läksid mul ema juurde, et oli esimest korda 2 ööd järjest kodunt ära. Polnud enne kordagi niimoodi ilma meieta, nagu ka sissi või emmet ära olnud. Ja siis tulime tagasi, siis läksime ka, et sinna üürikorterisse veel, et võtame sealt veel mõned asjad ka siis auto peale. Et siis juba siia magama nagu. Ja siis oli ka, ei, kui me Kohila poole sõitsime, et keerame kodu poole ikka. Ja. Alguses oli päris raske ja kui Karl nutma hakkas või siin kõvemat kisa tegi, siis oli väiksel poisil ka kohe kisa lahti selle peale, ehmatas ära ju.
No nüüd enam ei ole niimoodi. Ei ole, jah. Karl ka käib ikka, teeb pai ja musi ja siis paneb oma pea siia niimoodi kõrvale vaikselt. Tuleb, võtab käest kinni ja tädi teeb. No kuidas see elu kodus on siis? Raske. Harjumist vajab, ümber harjumist ja ma olen harjutega vaata haiglas olema, seal toimetama ja kõik on käe alla juures, mis vaja ja aga kodus ei ole jah. Aga muidu tema tervisega asju, kuidas need protseduurid tulid kõik ilusasti koju kaasa, kõik need vajalikud masinad ja asjad kõik? No põhimõtteliselt on ta ilma masinata, et söömisel vajab veel abi. Peale seda, kui seda suurt, seda hingamise asja ei tulnudki koju? Peale seda, kui tal see sunt ära pandi, tal ei ole lisahapnikku vaja olnud enam. Kui tubli. Mis siis menüüs on? Grillkaksas. Tõrva kandis elav Laurits teab väga hästi, mida on läbi elanud Thor Doriani pere. Tema tütar Laura oli sündides samuti imetilluke. Algusel jah, et on 3,5 kuud enneaegne. Sündides tal olid kõik enneaegse haigused küljes. Noor issi jäi saatuse tahtel tütrekest kasvatama üksi. No esialgu oli paras paanika, et mis edasi ja kuidas edasi. Kui me nende juures Jõgeveste külas 2015. aasta kevadel ehitustöid käisime tegemas, elasidki nad siin veel kahekesi. Tere! Teil on kõik teistmoodi ju. Ei mäleta. Kööki sisse olid teinud, kui me viimati käisime. Ja need uksed olid sul ka ja põrandad olid ka. Enamus oli. Mööblit ei ole veel eriti palju. No ise olid ka üsna samasugune. Nüüd ma olen paksemaks läinud. Miks Laurits on paksemaks läinud? Istud, Tere, Kaidi! Vaata, kui tore, et me ka sinuga kohtusime. Kuule, kuidas te siis elate siin? Tasapisi nagu ikka. Nii, ühesõnaga, see on Kaidi ongi see saladus, miks Laurits arvab, et ta natuke paksemaks läinud. Naine on majas, teeb hästi süüa. Järelikult. Isikkoosseis on kasvanud 2 inimese võrra sellest saadik, kui me siin ehitamas käisime, Laurits, jah? Jah, just nii. Ma nägin seda saadet ja siis jäi Laurits silma mulle. Ja siis ma vaatasin seda järelsaadet ja siis kirjutasin Kodutunde lehele ja siis sealt suunati edasi, sest eesnime teadsin, perekonnanime ei teadnud. Ja siis hakkasime suhtlema ja tulin külla ja siis... Kirjutasid meie Facebooki või? Jah. Kuule, aga järelikult mina pidin see suunaja olema. Ilmselt. Ma olen midagi head siin elus teinud. Yes! Nii äge. Kuule, aga kuidas see siis niimoodi juhtus? Keegi ütles, ma mäletan, kus me käisime siin 2 aastat tagasi talvel umbes suht samal ajal käisime siin vaatamas ja siis ma küsisin, et on naiste juurde võtnud ja siis üks mees ütles ma... Ei ole aega. No ei olnudki. Ja see jäi mulle nii hästi kõrvu. Oli või? No aga kuidas siis aega tekkis, kui Kaidi kirja said? Juhuslikult, täielikult sattusin peale. Nii, see ei olnud ainukene kiri, mis sulle tuli ju? Absoluutselt mitte. Aga teistele ei kirjutanud? Üldiselt mitte. Nüüd Laurits on ju, nagu ma aru saan siin aega, et nii kui ma tule vähegi Facebookis kirjutan, nüüd on kogu aeg tööl, alati. Põllumehe elu. Aga kuidas sa siis siin oled ära harjunud, sest ja oledki üksi lastega siin? Ongi mõnus või? Meeldib. Räägi on tore ka, et kui tuled siis ja vaatad kaugelt, hakkad sealt alla sõitma ja vaatad, et tuli põleb aknas. No loomulikult jah. Kaidi sai hopsti tütre ja Laurits sai hopsti poja. Kuidas siis nemad omavahel klappima hakkasid? Kohe. Nagu õde ja vend. Läks sassi, kes on emme, kes on onu, kes on kes ja siis lõpuks oligi emme ja issi. Juhtub vahel, et vaatate seda meie Kodutunde saadet ka või? No üldjuhul iga esmaspäev. Oi, kui tore. Siis Laura ikka meenutab vahepeal siin. Ta mäletab päris hästi tegelikult. Kodutunde tädi on ikka see väga hästi meeles. On või? Loomulikult. Räägib, et Kodutunne tegi seda ja teist ja kolmandat. Jube hästi on meeles. Siin on kõrvarõngad.
kuule, ma tean. Kelle need on? Minu omad. Sinu? Kroon läks katki. Mis krooniga juhtus? Katki läks. Kas sul nüüd enam polegi krooni? Kõrvarongad jäid alles. See on katki. See on politsei. Sa mäletad kodutunde autot ka või? Milline see oli? Ma kunagi nägin, et see oli sinine. Jah, tead, ta ongi sinine. Mida teeb inimese hingele see, kui ta kellelegi head teeb, mis sa arvad? Hinge soojaks. See annab endale tohutult palju, see on juba see rõõm, et kedagi aidata, kellegi näoilmest üllatust võib-olla alguses märgata, siis võib-olla ka rõõmu, tänutunnete. Et see on niisugune lõputu patareide täitmise võimalus iseenda jaoks. Südamesse soojust ja silmas ära. Seepärast, et head teha on alati hea. Kasvatab iseennast ja parendab iseloomu jooni. Ja nii et igatahes kõik meie ühiskonnana võidame. Kui teist aidata, siis iseendale ka saad natukene. Et ei ole ainult nii, et siis on hea tunne, kui ise saad midagi? Ei ole, ausalt. Anda meeldib rohkem kui saada. Head tunned, et nagu ma aitasin inimest ja mul on iseendale hea sellest ka. Hea tunde, et võib-olla selles mõttes mõelda võib-olla selles võtmes, et kui kunagi ennast peaks mingisugune sarnane asi tabama, et siis... Mul on selline parem tunne kui tavaliselt. Tahaksid olla juurdeta, just siis, kui hing on meil noor. Tahaks minna ja võita ja võidelda, tundub ankruna sisema hoog. Tuleb aeg, mil maailm saab piir ja käidud on kõik võõrad teed. On koduni meetrid või miilid, taas jalgehal peagi on need. Kus on nüüd sinu peatus vaid kallis, kus loomeb su kodune tee. Kas meenub sul hämaras allis, siit samas kord läksid teed. Õe käsi sind kindlalt siis juhtis ja emal sai toas valmis leib. See rosinaid noppida tohtis, sealt rohkesti oligi neid. Aitäh, et sa kinkisid oma aega ja veetsid selle õhtu meiega. Aitäh kõigile, kes annetasid. Meie annetustelefonid on avatud veel ka järgneva nädala jooksul. Ma soovin kõikidele ilusaid jõule, head uut aastat ja seda, et teie südametes ja kodudes valitseks alati see õige kodutunne. Paika armas, ondus kindlus, kus toetada peab. Oled loobuma olnud kord varmas, üles leidma sa väärtused peab. Ja isa, kui vahel sind riites, sai korda kõik veel õhtu eel. Ning väike vend hällis sind piitles, ei mõistnud ta maailma veel. Vahel igatsed kolde soojust, ajaga kõik on läinud teisiti. Iga kord, kui päike taas loojub, lapsepõlve ta toob sinuni. Iga kord, kui päike taas loojub, lapsepõlve ta toob sinuni.